Täna käib siin Suure-Jaani staadionil natuke teistmoodi kergejõustikuvõistlus, et kirjeldage seda, et mis aladel siis võistlus toimub ja mis põhimõte sellel on? No see vanade olümpiaalade spordivõistlus kergejõustikus on läbi teda viinud 27 aastat ja temal on kõik hüpped või paigalt kõrgus, paigalt kaugus, kolmikhüpe ja kuulitõuge on mõlemi käega, paremaga ja nõrgema käega ja kettaheide on samuti tugevam ja nõrgem käsi ja odavise on tugevam käsi ja nõrgem käsi ja siis on raskusheide on meestele, mille raskus on 25,4 kilo, see on küllaltki see oli vana olümpia raskus, kui nad heitsid seal eelmise sajandi alguspäivi olümpiamängudel ja viimaste aladena on kaasa arvatud nüüd on 5 miili jooks meestele ja nii me oleme teda teinud ja läbi aegade on meil käinud Eesti paremik praktiliselt peaaegu kõik osa võtnud. Aleksander Tammert oma isaga oli võistlustel ja Signe Kivine ja Margus Unt, see jalgpallur ja siin on mitmed ja Ameerikast on käinud üks 10 võistleja siin kohal ja tänavuga oli Saksast oli üks perekond, kes lapsed kaasa tegid ja Soome, Norra aga Lätist ja siit Baltimaadest ei ole juhtunud veel osavõtjad, aga loodame, et koostöö jätkub ja tulevad järgmistel aastatel nemad ka. Mis poolest see erineb sellest tavalisest seni harrastatavast kergejõustikust? No see oota hüpped ja või paigalt hüpped ja mõlemi käega, see näitab vanasti, kui tema treening, nad treeningul teevad praegalt ka mõlemi käega neid katseid, aga see võistlustel kokku panna, see on täiesti huvitav ja ei ole kunagi olnud sellist ala, kus ühtegi osavõtjad ei ole. Kuidas siin Suure-Jaanis muidu on, et teil on ilus spordihall ja staadiongi pole viga. Kas on lapsed ja noored huvitatud spordi tegemisest ja mis seisus see on? Teie olete pika staažiga ju, oskate hinnata neid aastat? Tähendab, on paremid aegu olnud ja siin, kui Meinhard Kirm oli sporditreener koolis, see aeg oli äärmiselt tugev kergejõustiku, aga olukord meil, aga kui tema benchile läks, siis jäi mingisugune vahe, aga nüüd on uued treenerid, üks kergejõustiku neiu on tema ja asi liigub paremuse poole igal juhul. Mis see kõige populaarsem spordiala on Suure-Jaanis praegu? Raske ütelda, aga muidugi jalgpallis on väga palju võistkondi ja noored on eriti 3-4 meeskonda, kes mängib vabariigi nendes gruppides mängivad jalgpalli. Aga muidugi võrkpall on eriti ka, mõned aastad tagasi eriti tugev oli võrkpall. Ja küllaltki tugev on meil male on ka, ma isegi annan koolis praegult maletunde ja on päris mängijaid on tulnud ja asi liigub, tähendab üldiselt nad tahavad sporti teha. Ei ole sedasi, et ei tule mängima või ei tule tegema või natuke organiseerida taga ajad neid ja teevad kõik.